Vaadake, TikTokis on üks meesterahvas, kes püüab asju nii kiirelt, kui saab püüda. Ma ikka mõtlen nende inimeste peale, kellel on seljad haiged ja istuvad voodi ääre peal ja sokk on kogemata komistanud ennast natukene voodist eemale, see parempoolne sokk, vasakpoolne sokk, see on täna siis natukene paremas seisus, see on siis voodile lähemal, selle saab ilusasti kätte. Ja mõtle, see seljahaige istub siis voodi ääre peal ja peab seal parempoolse soki siis kinni püüdma, et kuidagi, et tahaks ju jalga panna, et hakkab jalg külmetama, mõtle kui vasakult teisest sellest teine varbas vasakult poolt lugema hakates siniseks muutub, tead, siis on ikka täitsa jama. Ja kui juba lillaks läheb, siis teate ise, mis see tagajärg on, ärge arstidest enam rääkima hakake ja lavad siis seal arstis opisaalis. Et tegelikkuses on ju nii palju on neid erinevaid haiguseid, mis sunnivad inimesi teistmoodi asendis liikuma ja liigutusi tegema. Ja me näeme ju inimesi igapäevases keskkonnas ringi liikumas, kui oleme eelnevatel päevadel või eelneval ajal kuulnud, et nad on invaliidid, on ju, niimoodi. Aga ei taha ju kuidagi uskuda, kui sa näed neid kella 1 või 2 päeval on ju, näed ka kaupluse ketis on ju, seisab sul järjekorras seal ees või sinu selja taga ja uurib, mis sul seal korvis on ju. Ja kuidas sa seda rasket korvi ikka, et minu ees seistes seal jõuad tõsta, et tema käib kas või 2 ringi kaupluses, aga üle veerand korvi sinna kindlasti ei pane. No lihtne vastus on selle asjale selline, et inimesed koguvad enne lõunat ennast, nad on juba varakult üleval, et sellised inimesed, kes veel saavad jalge peale, aga neil on näiteks seljahädad ja neil on sellised muud sellised, ütleme, hädad, mis vajavad teist asendit. Ja selle teise asendiga tuleb ennast sisse harjutada vähemalt siis pool päeva, sellepärast pärast 1 ja 2 päeval siis nad ongi juba kaubandusketi letis seal sinu selja taga järjekorras või sinu ees järjekorras. Ja miks nad sinu korvi uudistavad, et sul on terve korv täis raskust ostetud, kuidas sina ikka suudad kanda, et ma pean 2 ringi käima, alla veerand korvi ostma, siis käin 2 ringi saali peal ringi ja 2 korda käin kassapidaja juures. Nad uudistavad sellepärast seda korvi, et nad imestavad, et vaata, kui tubli ja tugev tervis sul on ju, et ostab terve korvi, ta imeb teist kätt ei täitnud, on ju, siis ei saa riiulilt enam midagi kätte, siis tuleb riiul ümber lükata, siis äkki kukub midagi korvi, saab korvitäie täis, jälle saab jälle kassapidaja juurde minna. Nii et kui te kuskil ikka kuulete, et teie tutvusringkonnas on keegi ikkagi invaliid, siis ärge nende üle naerge ja ärge mõelge selle üle, ärge vaevake oma pead, et miks nemad siis ka suudavad jalge peal olla ja pärast 1 ja 2 päeval me näeme neid kaubandusketis kõnnib nina ees järjekorras või on selja taga järjekorras või siis tõesti saalis kõnnib nina ees, on ju. Ja jällegi selline asi, et ütleme on, et sellised, ma räägin kroonilistest haigustest, siis radikuliit ka selline haigus, aga ütleme isegi kroonilised haigused, seljahaigused, asjad, ütleme siis peale tulnud radikuliit on ju. Ja siis te jälle jälgite, et issand jumal, et kuidas see võimalik, et ta nüüd ostis küll, käis mitu korda saalis ringi on ju, käis 2-3 korda seal kassapidaja juures on ju. Ja näed, siis lõppkokkuvõttes ta tegi ikkagi omale raskuse kokku 2 kilekotti näpus ja muudkui ka kõnnib, endal on 500 meetrit, 450 meetrit jääb koduni maad, on ju, 2 kilekotti teid kraami, vaata seesama suure korvitäiega tädi, see imestab seal, on ju, issand, nüüd kõnnib väljaspool silme ees, on ju, tead siin, või siis äkki kõnnib selja tagant, longib järgi, on ju, 2 kilekotti teid kraami sai selle 3-kordse saali ringiga kokku, on ju. Ma räägin siis ühe loo, et aga äkki meil ei olegi lähedasi või nendel inimestel, kellel on sellised tervisehädad, ütleme,
et äkki neil ei ole lähedasi, kes käiksid seal kaubanduskeskuses ära, siis nad enne lõunat siis ise harjutavadki kodus sellises uues asendis ennast, kuni saavad enam-vähem sellise asendi tagasi, mis võiks nagu normaalselt lubada ka kuni tund aega maksimum on ju kuskil kaubandusketis ära käia, hea kui saaks apteegist ka läbi hüpata. No ja et see 2 kilekotti siis näpus, no kus ta siis ikka on invaliid, no kus ta siis on ikka invaliid, aga kõige tagatipuks on see, et see ongi see 2 kilekoti lugu on tagatipus on ju. Et tegelikult tegemist on ju sellise asjaga, et kui sul on, no toon näite seljahäda või niimoodi, et kui sa paned ühte kätte raskuse, siis ausalt öeldes ka veerandkotitäit, no oleneb, mis sul muidugi seal kotis sees on ju, on juba raske teda tarida. Aga kui sa niimoodi tasakaalustad, kaalud ja tasakaalustad nagu 2 kotti, mitte nagu, vaid päris otseses mõttes, siis sa tasakaalustad oma selja nihestuse või häda natukene paremaks kuni veel paremaks, on ju. Noh, vastavalt sellele ikkagi, mis sul seal kaalud on ja kuidas sa kaalusid ja kaalud järgnevad korrad neid oma kotikeste raskusi, kui kaubanduskeskusest tuled. Niisiis räägime siis sellest asjast, et miks neid invaliide ei tohi siis, nende üle ei tohi naerda ja neid ei tohi, neil ei tohi tegelikult üldse halbu mõtteid nagu nende suunas tekitada. Et selles ongi asi, et kui me nüüd saame aru, et kõigepealt tema raske päev algas sellega, et ta pidi pool päeva ennast sirgu saama. See oli esiteks. Teiseks ta pidi kaupluses 3 ringi vähemalt saali peal tegema ja 3 korda poemüüjale tere ütlema. Ja vaene poemüüja oma kõri ära väsitama, ka 3 korda vastama tere. Ja kolmandaks ta pidi veel tasakaalustama oma kodu poole viimise kraami nii ühte kui teise kätte, et võitles juba hommikust kella circa 2 päeval siis 3-kordse erineva variandiga, näiteks terve inimene seda ei pea ju tegema. Ja nüüd siis jõudis muidugi koju ja siis hakkab järgnev mure, ta sai nüüd selle maa ära käidud, aga nüüd on vaja need kotid siis tühjendada ja kappidesse panna. No siis ta kindlasti on varunud külmiku ja siis tava sellise köögikappide juurde kindlasti valinud mingisugune kõrgema aluse või sellise tooli või toolid, et nende peale siis poekotid panna, et ei peaks jälle kummardama ja saaks siis ilusasti need kapid ära täita siis, mis selle värskega, mida sealt poest parasjagu pakuti, on ju. Noh, ma ei tea, kas ta on roheline, kollane, punane või üldse tead seest valge, mida iganes, mida sealt poest parasjagu pakuti. Teada on see, et see on juba 4. variant, kui me tühjendame neid kotte või tühjendatakse neid kotte siis sinna kappidesse, kapikestesse või mõnel on tõesti hiigelsuur suured kapid, siis hiigelsuured. Et see on juba 4. variant päevas, kuidas invaliidist inimene peab vaeva nägema. Nii et järjekordselt ei ole mõtet nende suunda igasuguseid oma huvitavaid ühepoolseid mõtteid tekitada ja kõige pullim on see, kui neid veel välja öelda nendele samadele inimestele või kõige tagatipupull on see, kui sa selja taga räägid seal 3., 4., 5., näete, see Eerika teab ikka, tema näitleb oma invaliidsust, on ju täiesti lõppune, käib ju poes ja näed 2 rasket kilekottiga käes, no issand, ta on täielikult terve, milleks talle üldse seda riigipoolset toetust on ju vaja. Aga noh, nüüd on siis poekraam tõstetud kapikestesse ja nüüd on vaja siis kraanikausi kohal sellest poe süsteemist, kogu süsteemist vaja siis käed ära puhtaks pesta. Aga kraanikausi kohal on jälle vaja kummardada, aga sa oled juba eelnevalt sellise hommikust peale sellise suure võitluse läbi teinud ja sul on tõesti see selg on nii väsinud juba, et sa lihtsalt ei saa sinna kraani kohale korralikult kummardada.
siis harjutad, minimaalselt seal läheb siis ütleme minutist kuni ma ei tea, siis mitmekümne minutini ja siis alles saad oma käed ära püsta. Siis selle aja hoidsid sa jälle tagasi, sa ei saanud siis see paarkümmend minutit ei saanud toidu valmistamisega peale alustada. Niisiis on jälle üks mure, see on juba 5. mure päevas, mida sellised tervisest haiged inimesed peavad läbi elama. On kummardamine siis kuskile teatud kohtade peale, näiteks kraanikausi kohal, hommikuti eriti raske, näiteks oma hambad nägu pesta ja peapesu on, eraldi pesu on ka raske. Lihtsam on see, kui sa saad kuhugi vanni istuda või sul on bussiruumis pink seal ja parem, kui oleks siis sellised käepidemetega, siis on selline inimene, et ta ei kukuks ja komistaks tooli pealt ei paremale ega vasakule ega otse maha ja tool jääb selja taha. Kallis rahvas ja ütlen siis niimoodi, kus siis hetkel ja mis keeles hetkel saab siis kõneletud siin parasjagu selle mikrofoni juures. Kallis Eesti rahvas, hoidke oma inimesi. Tühjast vaja ei ole tüli, et rääkida taga, öelda otse, mõelda halvasti. See Eerika on ju täiesti terve. Ta on nii terve, ta on niisugune suller ja tema saab riigilt raha ja mina ei saa. See oli siis järjekordne Täna räägime saate osa ja siis järgmisel korral järgmised lood. Tšauki.